M-boti ehitamine. Selles osas saame teada, millistest osadest M-bot koosneb, kuidas teda kokku panna ja samuti katsetame ka M-boti sisse ehitatud programme. Selline näeb välja kokku pandud M-boti robot. M-bot oli karbiga, kus oli 40 erinevat osa ja kasutajajuhend. Minul võttis kokkupanemine aega natuke rohkem kui 20 minutit, sest ma tahtsin kindel olla, et panen ikka õiged kruvid õigesse kohta. Juhtmete ühendamine oli väga lihtne. Vaatame M-botile koos lähemalt otsa, mida need detailid tähendavad. Kui sa oled varem robotitega tegelenud, siis on hea võrrelda ja kui see on sinu kõige esimene robot, siis on avastamisrõõmu, et millistest tehnilistest vidinatest üks robot kokku pandud on. Sa ei pea neid nimetusi pähe õppima. Kõige olulisem on, et sa teaksid, kus on sisselülitusnupp. M-botil on 2 eraldi mootoritega juhitavat ratast ja tugiratas. Kõhu all on 2 valgusanduriga joonejärgija, mille abil M-bot oskab joont näha. Ees silmadeks on kaugusandur, mis näeb takistust ja mõõdab vahemat 3 centimeetrist kuni 4 meetri kaugusele. M-bot saab energiat 4 AA patareist. Patareihoidja juures tuleb juhe, mis on ühendatud roboti aju ehk juhtplaadiga. Juhtplaadi külge on ühendatud kaablitega portidesse ka mõlemad andurid ja mõlemad mootorid. Läbi juhtplaadi katte kumab Bluetooth moodul. Uurimegi juhtplaati ilma katteta. Eesosas on juhtplaadil puldiga suhtlemise jaoks infrapunasaatja ja vastuvõtja. Veel on siin esiosas 2 LED-lampi, mida saame eraldi juhtida värve muutma. Ees keskel on ka valgusandur, mis saab aru ruumi valgusest. Vasakul ees on üks tiluke juhtimisnupp. Paremal on USB pesa arvutist programmide laadimiseks. Ja nüüd lõpuks jõudsime sisselülitamisnupu juurde. See asub siin vasakul tagaküljel. Lülitame roboti sisse. Tere tulemast, M-bot! Kui M-boti tuled on valged, siis tähendab see seda, et ta on puldiga juhtimise režiimil. Vajutan korraks puldi nooltele. Töötab. Kui vajutan M-boti vasaku silmakool olevale nupule, muutuvad tuled siniseks ja M-bot oskab kohe joont järgida. Võtame karbist joone järgimise raja ja asetame roboti joonele. Sõidav! Kui vajutan veel kord nupule, muutuvad lambid roheliseks, mis tähendab, et robot on nüüd takistuse vältimise režiimis. Asetan roboti põrandale ja sean oma käe takistuseks. Näeb väga hästi ja saab aru ka. Lahe! Panen ühe Lego mehikese roboti peale, et M-botil juht oleks. Nüüd on sinu kord. Tee läbi ekraanile ilmuv väljakutse ja kohtumiseni järgmises videos. Väljakutse. Paigalda patareid patareihoidjasse ja puldi sisse. Ehita karbis oleva juhendi järgi robot valmis ja lülita korraks sisse välja. Kui kaua läks sinu roboti valmis ehitamisega? Kas rohkem või vähem kui 20 minutit? Vajuta M-botil olevale nupule ja katseta joone järgimise ja takistuse vältimise režiime.